Kui tootmisettevõte hakkab valima tarkvara, siis suures plaanis tal on 3 valikut. Kas minna siis mõne nii-öelda raamatupidamissüsteemiga edasi, mis tegelikult pakub tootmist kui ühe funktsioonina, siis tal on teine variant on tegelikult see, et valida mingisugune hästi suur ERP-süsteem, kus on tegelikult kõik maailma asjad olemas, nii-öelda, või siis võtta spetsiifiline tootmissüsteem, ehk siis MP2. Ja need on põhimõtteliselt 3 valikut, mis on. Sellest lähtuvalt on ka tegelikult need probleemid lahendatud, et kui sa valid raamatupidamistarkvara, millega sa püüad tootmisprobleemi lahendada, siis see on väga kujundatud raamatupidamislikust vaatenurgast, mitte tootmisvaatenurgast. Kui sa valid suure ERP-süsteemi, siis tihtilugu on see, et ta lahendab väga palju probleeme ära seal sees, aga ta võib-olla ei lahenda neid probleeme, mida sul on vaja kõige paremal viisil. Kui sa valid tootmistarkvara põhise lahenduse, mis keskendub ainult tootmisele, siis sa võid suhteliselt kindel olla, et seal on põhilised tootmisfunktsionaalsused olemas ja nad arendavad seda süsteemi ainult tootmise vaatenurgast edasi. Eks see, mis sa täna võtad kasutusele, muutub iga päev järjest paremaks.